tere, mina olen Peeter, te vaatate videoblogi Näeme õues. Sai just käidud Põlvamaal ja Võrumaal ja tutvutud mõningate vaatamisväärsustega. Järgnevalt vaatamegi, mis seal siis näha oli. Munamäe vaatetorn avatud 10-8. Lähme, kõigepealt peab ronima kõvasti. Mäe otsas on üks vaatetorn. Siit teelada mööda me siis tulime ülesse siia torni. Ja siit on näha ka mõned kooreüraski kahjustused. Siin näiteks. Ja siit paistab ka mingi korralik teine mägi. Ei oskagi öelda, mis mägi see on. Aga torni tipus on lisaks ka üks ketas, mis siis näitab linnade kaugused kilomeetrites siit punktist. Ööbikuoru keskus, see on ka siis parkla, mänguväljak ja üks suur tõmbenumber on loomulikult vaatetorn, nagu linnupesa. Ja siis samas lähedal on ka üks selline lava, kus ilmselt saab kontserti ja muid etendusi pidada. Ja hiljem peaks kuskilt siit mäest alla minnes nägema ka vesioineid. Tornist lehvitatakse mulle! Eemal paistab siis Rõuge kirik ja 3 järvest siis see peaks olema Rõuge Suurjärv. Kiigepealsel platvormil on ka selline suur skeem, kus on ära toodud, kus miski on. Näiteks kirik ja järv ja muud huvitavad objektid, mis siin kõik ümbrusringus näha on. Pisikene konnakene, kas sa lähed ka ööbikuoru Rippsilla peale? Mina küll plaanisin minna. Kes üle Rippsilla ei julge minna, saab minna siit paremalt rada mööda. Proovime minna ikka. Ohoh, täitsa kõigub. Oi, siin all on ka matkarada. Lähen otsin need vesioined ka üles. Need peaks siis järsakust alla minema mööda rada. Ohoo, nii, vesioinas siin. Tegu on siis veepumbaga, mille käivitab voolav vesi ise. Täpse informatsioon ka siin tahvli üll olemas. See siis on teine vesioinas. Selle löögi tihedus on palju suurem kui eelmisel. Rõuges endas on siis paistab eemalt kirik, see Rõuge Suurjärv, aga loomulikult tasub külastada ka ja oma silmaga näha ausammast Eesti emale. Piusa külastuskeskus. Lähme Kobastisse. Äge pendel on kohe siin külastuskeskuse sissepääsu juures. Külastuskeskuse on ka kino. Siin näidatakse siis filmi Piusa Kobastest. Aga toolid ise on ägedad erinevatest puude liikidest. Koopa sissekäigu juures temperatuur 13 kraadi. 2006. aastal Koopat suleti, kuna siin turistid hakkasid juba Koopaid kahjustama. 2010 tehti siis see turismikeskus siia ja nüüd on piirded siin ees, et natuke on näha siin, aga sügavamale Koopasse ei pääse. Siin on ka siis näha, kuidas varasemalt igasugused kritseldused ja joonistused või kiirutised on siin seinte peal.
Koobaste juures on ka matkarada, umbes 1,5 kilomeetrit. Matkaraja ääres on ka üks mõnus liivaväli, peaaegu nagu kõrb. Liivapaljandist on hea vaade. Siin all on ka siis rajatud tiigid kahepaiksete vesilike ja konnade kudemiseks. Inimesed hea meelega võtavad siin sokid ja jalanud ära. Liiv on siin väga pehme. Räpina aianduskool. Siin juures on ka ilus suur park. Lähen vaatan lähemalt. Sillapää loss on siin pargis ka. Lossis on Räpina kodulooja aiandusmuuseum. Täitsa praegu lahti. Siin ruumis siis tutvustatakse mõisa ajalugu, endisi omanikke ja inimesed saavad arvata ka, mis erinevad asjadega tegu on, näiteks mis asi see on. Lisaks räägitakse ka paberi valmistamise ajaloost siin, et paberitoorm, eks oli hoopis selline linane riie ja mitte puit üldsegi. Palaval päeval on aianduskooli parkmetsas täitsa hea jalutada, siin suured puud ja siin samas on ka üks musutempel, Räpina rand. Ja sealpool on ka sadam. Vaade siis turnist Lämmijärv, teisel pool paistab Venemaa. Need olid siis minu seiklused Lõuna-Eestis. Omalt poolt öeldan, et nautige Eestimaa suve nii pikalt, kui seda veel on. Näeme uues. Päris suur putukas. Võte ette, siis on kohe näha, mis suur see on. Paneme oma käe kõrvale või? Võiks olla kõrval, jah, muidu ei saa aru. Näed, mis ta on? Minu väikse sõrme pikkune või pikem veel? Pikem. Kui ma teda katsun, kuhu ta siis läheb? No ma ei tea, kuhu ta siis läheb. Kas see tõrnad paid alla või? Ta tundub üsna julge. Hakkas liikuma. Hakkas liikuma või? Minu poole tuleb või? Ta arvab, et sina tegid.